no me juba tere hommikut otsime siin. Aga eestine ilm on täna. Väga eestine ilm on täna. Selline tunne nagu kodus. Suvine kodus olemine. Ei tea, mis värk toimub. Igastahes jumala pilvine on. Väidetakse, et siin peaks kuumaks minema täna. Jälle. Eile oli metsikult palav. Eile oli mõni kraad sooja. 41 näitas mul telefon ära vähemalt. Et loodame. Loodame parimat. Et ei lähe väga palavaks. Hommikul olimegi, et nagu. Täna on soe, aga mitte nii soe. Et ei. Teistpidi oli. Et ei ole külm, aga on külm. Täpselt niimoodi oligi. Täitsa meelest ära, et me ütlesime niipidi hoopis. Aga sealt ta möllab. Paneb hullu. Mina panen siinpool hullu. Kuulan muusikat. Chillin niisama. Rahulikult. Teine auto täna. Kell on 7:24. Ja siis saadamegi selle auto minema ja siis edasi ma ei tea, mis saama hakkab. Eks ma lähen aitan seal Priidul üles tõugata või passin niisama telefonis. Ja päris niimoodi ka jälle, et passid niisama telefonis, ikkagi jälgid midagi samal ajal. Et vaatad, kas masinad töötavad ilusti. Meil on sellised lood, et meil on täna viimane tööpäev. Ja miks meil viimane tööpäev on? On sellepärast, et kütus saab otsa. Selle sõja tõttu on siis Austraalia kütused kinni suhteliselt. Et kuidagi veel saame hakkama. Aga farmid ei saa siis enam nii palju kütust endale, kui vaja on, et täisvõimsusel töötada. Et see nädal pidi tulema siia farmi, kus me oleme. Pidi tulema 20 000 liitrit kütust, aga öeldi, et saate ainult 5000 liitrit. Ja seda ka alles 10 päeva pärast, nii et nii kaua tuleb kuidagi siin vastu pidada neil. Aga meil ongi nii, et eile juba pakkasime endal asjad kokku ära. Öeldi, et kas põhimõtteliselt oligi, et kas eile on viimane tööpäev või on täna viimane tööpäev ja siis selgus, et täna on ikkagi viimane tööpäev. Reede. Teage, mis kuupäev on. Kuupäev on meil 13 ja reede. Jälle 13 ja reede. Ja siis ongi sellised lood, et mul hetkel selle stackeril on niimoodi, et nipa-napa võib-olla veab tänase päeva välja. Sorteeril mul kütust on. See on see 8 päevaks umbes. Ja kopal on mul ka 8 päevaks kütust. Et nendega saaks hakkama, aga võib-olla mendi käidi vaadata jääks, et äkki saab natukene sellele stackerile, sellele konveierile natuke kütust juurde. Ja täna peale tööd lähme minema. Ja ega siin midagi ei olegi. Masinad. Üle 400 kilomeetri on pärast veel ees. Mis ma ütelda oskan? Väga kogemus. Natuke taskuraha teenitud. Ja ilm on muutunud. Ootan, kuni mul tuuakse mõni koorem valmis. Mul on siin hetkel 2 koormat. Siin on 1 koorem. See on teine koorem.
ootan, kuni mulle siia selja taha tuuakse ka 1 või 2 korda. Siis käivitan kõik massiinad ka. Ega siin muud midagi ei olegi. Hoiame natuke kütust kokku. Aga mis seal ikka? Rahulikult tasapisi. Elame selle üle. Tanel lehvitab seal. Tanel karjub appi. No vaatame, mis ta nii räägib. Ai, töömees tuleb. Põkk vend või? Mis sa arvad siis? Ütleme, et hästi palju passimist on olnud. Judu. Et mul on siin päris rahulikud tööpäevad olnud. Ja tegelikult võiks küll nüüd puhkama hakata jälle. Jah, puhkama. Magama. Magama. Saaks normaalselt magada jälle. Vaatame Taneli rämpi ka natuke lähemalt. Tanel, miks sul siin kõik tolmab ja pudi on? Mul pole vee auto käinud. Siin on nagu klaas. Jah. Siin on jäämaas. Kudi. Kõik kokku surutud liivamatt või mis iganes see on. Gibsoni mass. Gipsum. Ja mis siin toimub? Kas sa oled üle laadinud või? Natukene. Oma 100 kilo. Oskad sa kuidagi kommenteerida seda? Enda mitteoskavust? Ei ole pädev ja? Kui sa ikka oled Vabandused. metsikas koguses autos ära, siis ikka 100 kilo lõpuks võib kuskilt maha minna kokku. Ei või. Muidugi mitte siis, kui sa paned rekasi otsast lõpuni täis niimoodi, et mõlemalt poolt hakkab peaaegu üle ajama. Peaaegu. No, antud hetkel siis... Jälle ma räägin vabandused ja vabandused ainult. Loll on see, kes vabandust ei leia. Nii et Tanel, sa oled loll. Ahah! Mida? Mu ajud enam ei registreeri mitte midagi, mida sa räägid, sest sa ajad nii loll juttu peast. Võta heaks. Aga palun. Loll leiab ikka vabanduse. Järelikult ta on loll. Ma olen loll. Vahel peab tunnistama ja sa natuke vead. Ei no ma olen alati seda tunnistanud. Oled jah? Ega ma siis kõige normaalsema mõistusega vennike ei ole siin. Ei. Aga hullemuid. Nagu näiteks Priit. Viikas, kui üles ronid. Viiekas kas eurides või audides? Plaksuga. Ei. Ma hakkab pihta. Noh, kiva. Aga kiva, see on kipsum. See peaks katki minema, kudeneb. Õietolmu. Ja mitu erinevat fraktsiooni. Kava suurem. Medium. Ja see täisa pudi. See on väga hea kraam. Ja siin on triip, mida ei tasu tõmmata. Küünalala. Jep. Teisel pool on palju kraam. Ja mis siin veel on? Hunnikus on jaa, aga mis siin maha tekib? See on kõik tuulega kandunud siia. See on parimast parim kraam. See on nagu liivakell. Seda paneb taskusse. Ta ei oska südameid ka. Südamete murdja. Mis siin toimunud on? Mis siin juhtunud on? Atja ei ole näinud. See on hästi kuiv. Hello. Hello. Hello, Kitty.
Hello, where are we? Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Täna on päris külm ikkagi. Ei usu. Tuul on selline korralik. Jumal tänatud, ma olin juba nagu, et ma panen selle masina tööle. Masinad kõik tööle, aga kuradi dump truck veel seisab, noh. Ei ole koormatki peale võtta. Seisame veel! Ma seisan siin veel tükk aega. Kuna auto tuleb? Ei öeldud mulle mitte midagi. 7:47, enne 7 jõudsime. Õlid on kontrollitud. Õlid on kontrollitud. Aga masinaid pole ühtegi tööle veel pandud. No, meie masinaid. Tane pole enda frontaali tööle pannud ja ma pole enda konveiereid tööle pannud. Noh. Elame üle. Absoluutselt, TikTokid aitavad. TikTokid aitavad. Selle 3 nädalaga, mis me siin oleme olnud, ma olen jõudnud vaadata läbi 5 hooajalise seriaali. Olen 7 hooajalise seriaali poole peal. Ja Tanel on jõudnud vaadata väga palju YouTube'ist mingeid videosi ja TikTok'e. TikTok on metsikus kogu osas. Ja Instagrami Reels and stuff like that. Kõik on läbi kammitud. Mingi hetk sai juba TikTokist kohv ette. Kujutad sa pilt ette. Sul on nii igav, et sul saab TikTokist siiber. Ei ole hullum. Vaatame. Vaatame. Varsti oleme teel Pärti. Ei usu. Oleme küll. Oleme jah. Ja siis, mis me teeme? Kaarti sõitma. Kaarti läheme sõitma. Ja võib-olla ka küsiinusse. Jep. Kõik musta peale.